Nii, tere kõigile! Jagan täna siis veel ühte oma, ütleme siis teist lemmikut. Et siin eelmine kord rääkisin arbuusimahlast, mis on väga hea, jätkuvalt on see ka mu lemmik, aga on veel üks lemmikjook siis, mida ma ka hästi palju olen, mitte nüüd ainult see suvi, aga tegelikult ka varasemalt väga palju tarbinud. Ja just ka sellisel kujul, nimelt melon. Ja see on siis minu jaoks on see meloni kokteil. Ja mis kokteil, sellepärast et noh, kui ma siin nüüd näitan lähemalt, et see konsistents ja ütleme see sisu ja konsistents tegelikult meenutab mulle nagu natuke jäätise kokteili, mida sai omal ajal ikkagi natuke joodud. Ja minu silmis ta tegelikult täiesti asendabki justkui nagu jäätise kokteili. No kindlasti päris jäätise sööjad ja jäätise kokteili joojad kindlasti ütlevad, et see ei ole see ei ole võrreldavgi. Ma ei ole tegelikult väga ammu juba jäätise kokteili üldse joonud, jäätiski söönud, et ma peaaegu võib-olla isegi ei mäleta, mis maitse seal on, aga minu silmis ikkagi minu meelest ta meenutab seda, et see on nagu puhas melon, eks ole, et puhas melon lihtsalt ära blenderdatud. See ei ole siis mahl, vaid ikkagi lihtsalt siis nagu smuuti laadne, eks ole, et meil on lihtsalt ära blenderdatud ja siis ongi valmis. Et võtame kohe lonksu vahepeal. Väga mõnus. Et see kokteililaadne tulebki võib-olla sellest, et ta on selline kreemias, muidugi eeldusel, et see on küps melon. Et see peab kindlasti olema küpsest melonist tehtud, et blenderisse panna. Saab loomulikult mitte küpsega ka, aga siis ta ei jää nii kreemias, ta ei jää nii selline ühtlase konsistentsiga. Aga küpsest melonist ja praegu, mis on näiteks siin Kesk-Aasia melon või ka mõni muu melonisort, saab imehästi nagu sellist kokteili teha või sellist jooki teha. Ja see on ka hästi mõnus kehale seedimisele, ülihea, ta on ülikerge seedida, et see ei ole küll mahl, et siin küll on nii-öelda see viljaliha on sees, aga meloni see viljaliha, ta on nii kerge või ta on nagu nii pehme, et see nagu peaaegu ise sul siin sulab kehas ära. Et küpsmelon ise on ju ka, et seal ei olegi väga midagi närida, et seal on nagu hästi mõnus pehme on see materjal. Et ehk ta on ka kehale hästi hea ja kerge seedida, et kui on nagu mingisugune selline nagu raske seedimine või on vaja nagu keha natuke puhastada mingisuguse kergema toiduga, siis see melon on kindlasti üks variant, millega saaks keha aidata, ütleme, seedimisprotsessidel kergemini toime tulla. Ja miks mitte siis mitte lihtsalt süüa melonit, vaid teha sellest hoopis jooki, kas siis nagu smuutit või kokteili, kuidas iganes keegi tahab nimetada. Et üli mõnus, üli maitsev, ta on lisaks selline kreemisusel, eks ole, mis on nagu nii mõnus, ta on ju magus. Meil on ju nii head magused ja mina näiteks olen väga suur magus sõber, et mulle nagu väga maitsevad sellised päikese käes kasvanud magusad puuviljad ja viljad üldse, et melon kaasa arvatud siis. Et lisaks näiteks, mida ütleb meditsiinimeedium ka meloni kohta, mis mul on jäänud nagu meelde, et üks tema lause, ühes tema raamatus, see oli vist nendest, kus elu muutvad toidud, et seal oli ka melonitest juttu ja ka väga palju ka meditsiinimeedium kiidab neid meloneid üldse, melonite alla ta tegelikult liigitab ka kõik arbuusid ja kõik need erinevad sordid, aga minu meelest see lause oli seal umbes üks selline, mis ta ütles, et süües melonit, see on nagu saada veenisisest toitaineteraapiat, kuna ta on, temas on nii palju häid ja kasulikke omadusi ja lisaks ta on nii kerge seedida, et ta lihtsalt sul imendub nii kergesti kehasse ja kõik keha võtab selle nii hästi omaks, ta ei tekita mingisugust raskustunnet seedimisel. Ja mis nagu mina veel nimetaks, et kuidas mina nagu tajun, et ta minule näiteks kuidas ta nagu mõjub emotsionaalselt, et ta on selline, ta on nagu rahustav, ta on selline nagu pehme, ta on selline mõnus, ta on selline, tekitab sellist mõnusat nagu, isegi võiks öelda võib-olla emalikku hellustunnet kehasse.
ja selline noh, et see, mis on nagu selline emotsionaalne võib-olla pool nagu, mis seal noh, minule nagu tundub, et seal juures on, aga noh, loomulikult see võib igal inimesel olla erinev, kuidas tema nagu tajub mingisugust toiduainet, et kuidas temale nagu see mõjub. aga noh, mina nagu tunnetan hästi sellist nagu pehmust ja sellist võib-olla ka nagu rõõmu ja sellist nagu rahu energiat. et ta on nagu kindlasti erinev nüüd arbuusist, et ma päris samasse noh, täpselt sama mõju kindlasti ei ole. et tal on natuke nagu teistsugune, ma tunnetan nagu natuke nagu teistsugust energeetikat seal juures, aga noh, mõlemad on loomulikult väga head ja maitse poolest isegi võib-olla on see, kui on tõesti küps ja magus melon, et siis see on nagu no tõeline magustoit. no ma räägin, et see on nagu jäätise kokteil, aga nagu oluliselt tervislikum, siin isegi ei saa mitte võrreldagi. et see isegi mitte lihtsalt tervislikum, vaid et ta ongi hästi tervislik, et ta ongi kehale väga mõnus ja väga kasulik. nii et kui sa äkki ei ole veel proovinud melonit ka niimoodi teha teisel kujul nagu joogi kujul, siis miks mitte. Ja mis ma veel tahtsin mainida, et mis on veel oluline, vähemalt minu jaoks ka, et kui ma leian mingisuguse väga hea toidu või ütleme sellise, noh, enamasti kipubki see olema just siukeste nagu jookide puhul, mis mulle nagu väga maitsvad ja ma tahan neid nautida lonks haaval. et mis on ka väga oluline, et kui sa toitu sööd, et siis sa nagu naudid seda rahulikult, et sa ei kiirusta. keha peab nagu tunnetama ka seda toidu energiat ja sa ise pead nagu tunnetama, et see protsess algab juba sellest, kui ma valan selle joogi välja, et kuhu ma seda valan. ma valan sellisesse ilusasse pokaali, ma teen sellest justkui väikese rituaali endale. et ei ole lihtsalt see, et ma kulistan ruttu alla, vaid et ma naudin seda, kui ma saan selle just sellises ilusas õrnas pokaalis lonksata ja juua, et see juba tekitab sellise teistsuguse meeleolu sellele joogile ja ka ta hakkab kehas sul teistmoodi ka reageerima, kui sa tarbid seda mõnutundega, rahutundega, naudinguga. sa naudid seda protsessi, kui sa võtad seal lonks haaval. mul hakkab sülg juba sellest mõttest juba jooksma, kuidas ma seda lonks haaval joon, sest et ta lihtsalt on ju nii hea. et kui sulle maitseb, siis noh, kui maitseb, on ju, kellele meil on maitseb, no kui ei maitse, siis pane millisesse pokaali tahes, no ega ei hakka maitsema. et ei ole mõtetki nagu sellisel juhul seda nagu suruda nagu omale meeldima, aga kui ikkagi maitseb, seda saab nagu võimendada. seda naudingu hetke saab võimendada, sest et mida me tahamegi elus ja kogeda rõõmu, kergust ja naudinguid ja et elu oleks selline mõnus ja siis ka toidu nautimine, et oleks mõnus. joogi nautimine, et oleks mõnus ja naudingu rohke. nii et mina naudin väga seda sellisel kujul joomist, et ja ka siis kasutada siis seal juures veel ka selliseid ilusaid nõusid või juua üleüldse pokaalist, mida võib-olla ei pea iga päev jooma, aga ma päriselt joon. kui ma teen seda, ma panen alati siia pokaali. ma olen üksinda kodus, ma ikkagi panen siia pokaali. ja noh, milleks vein on ju, kui on veel palju mõnusamad asjad, palju ütleme, et mis ei muuda su ajukoostist, vaid vastupidi, lihtsalt nagu toidab igal tasandil, raku tasandil su keha. sa saad seda maitset ka nautida, mis on väga oluline, et maitset saaks nautida. nii et jah, et kui sulle ka meeldib, siis joo ka, proovi ka.